Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 14. ülesannet, kus meil on 4 meetri pikkuse venimatu traadi otsas mingi teraskuul. Ja see lastakse tasakaalu asendist mingil kaugusel lahti ja siis ta hakkab liikuma ja mingi hetk ta saavutab oma suurima negatiivse kiirenduse ja küsitakse, et millal see hetk on. Ehk siis ütleme, et ta hakkab siit liikuma. Siin ta liigub positiivses suunas, see tähendab, et praegu tema positiivne kiirendus on maksimaalne. Nii, siis ta liigub, jõuab siiani. Siin tema kiirus on maksimaalne, aga tema kiirendus on minimaalne. Ja siis ta liigub veel edasi. Kiirendus kogu aeg väheneb, sellepärast et ta varsti hakkab tagasi liikuma. Ta jõuab siia asendisse. Ja see on see hetk, kus ta kiirus on 0. Kui te olete kunagi vaadelnud mingisugust asja, mis on nööri otsas, mis kiigub niimoodi edasi-tagasi, siis te teate, et see on tõsi. Siis te olete näinud seda. Liigub siiani, korraks on paigal, kiirus on 0, aga nüüd ta hakkab hästi kiiresti liikuma vastassuunas, mis tähendab seda, et tema kiirendus on maksimaalne. Ja kuna ta nüüd liigub negatiivses suunas, ehk siis alguses ta liigus positiivses suunas, nüüd ta liigub tagasi, järelikult liigub negatiivses suunas, see tähendab, et negatiivne kiirendus on maksimaalne. Ehk siis see hetk siin. Ja nüüd küsimus on see, et millal see hetk on sekundites. Ehk siis üldiselt meil on niimoodi, et ta teeb 4 nii-öelda, mina vähemalt mõtlen niimoodi, võib-olla see ei ole päris korrektne viis, kuidas mõelda, aga ta teeb põhimõtteliselt 4 liikumist, et ta kõigepealt liigub siia, selleks kulub 1/4 aega, siis ta liigub siia, selleks kulub 1/4 aega, siis ta liigub siia keskele tagasi 1/4 aega, lõppu tagasi 1/4 aega. Ehk siis tal kulus 2/4 aega. 2/4 aega, 4 sekundist on ju 2 sekundit. Ehk siis mina väidan, et tal kulus 2 sekundit, et jõuda punkti, kus tal on maksimaalne negatiivne kiirendus. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 15. ülesannet. Ja siin meil on helikiirus, mage vees temperatuuril 10 kraadi, on mingisugune arv ja see helisagedus omab mingit lainepikkust ja meilt küsitakse, mis lainepikkust ta omab. Kõigepealt ma võtan selle valemi lähe ja otsin mingisuguse asja, kus mul on kiirus, sagedus ja lainepikkus omavahel seotud, ehk siis selle siin. Kiirus võrdub lainepikkus ja korrutada siis sagedus. Ehk siis meil on kiirus võrdub lainepikkus korrutada sagedus. Ja kuna me otsime siis lainepikkust, siis ma selle saan ümber kirjutada kujule lainepikkus võrdub kiirus jagatud sagedusega. Ja nüüd meil on põhimõtteliselt minu meelest see ülesanne on teisendamise peale, et see arvutus on üsna lihtne siin. Ja 2 viisi, kuidas seda saab teha. Esimene viis on see nii-öelda põhikooli pärk minu meelest, kus sa võtad kõik asjad, mis meil on. Et ütleme, et meil on kiirus. Kiirus meil on 1,46 kilomeetrit sekundis ja ma tahan selle teha meetriteks sekundis. Ehk siis ma teen 1,46 korrutada, mis ta on 1000, just kilo on 1000 meetrit sekundis ja ma saan, on ju mis ma saan? 1,460 meetrit sekundis ja siis mul on sagedus on samuti on kilohertsides 2 kilohertsi, see on 2000 hertsi. Ja siis ma teen jagamistehte, on ju see, otsin oma seda lambdat, ehk sama lainepikkus on siis 1,460 jagatud 2000. Ma praegu ei viitsi neid kirjutada, neid ühikuid on 0,73 on ju. 0,73 ja see on meetrit, on ju. Sellepärast, et mul olid siin meetrid ja need meetrid jäävad alles. Aga mul on siin valikut meetrites mul ei ole.
või noh, on, aga see on vale, nii et ma saan selle ümber teisendada sentimeetriteks, ehk see on 73 sentimeetrit, ehk siis see oleks õige vastus. Võib-olla selline nagu natuke rohkem advanced viis seda sama ülesannet lahendada on see, et noh, kui sa tead, et siin on kilo, on ju, ja siin on kilo, siis sa võid nad omavahel jagada, teades, et need canceldavad üksteist ära ja siis sa saad sama vastuse, on ju 0,73 meetrit ehk siis 73 sentimeetrit. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate videokirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.